Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Mina ostan kõik oma ilutooted Kehapoest. Tere laupäeva hommikut! Käes on jälle aeg hakata koos elu nautima. Täna me oleme tulnud sisustusmessile külla oma vanadele tuttavatele Lux Terrasse. Siin on kindlasti teil väljas asju, mida te varem näidanud ei ole. Jah, meil on siin mõningad uued kangad ja on ka Elfa uus toodang, mis tuleb müüki alates juuni lõpust. Uues toodangus on meil sahtlid, korvid, mis olid ennem avatud, nüüd on nad eest kõik kaetud ja tagant on nad avatud, et tekiks õhuringlus. Nii-öelda paljudel on lihtsalt soov, et need sahtlid oleksid rohkem kinnisemad. Nüüd on nüüd sahtlid, mis olid ennem avatud. Neid on näha nüüd siin, et ennem olid kõik need sahtlid eest avatud. Kõik niisugune pisikene kraam, mis kuhugi ära kaob. Et siis leitakse selle jaoks niisugune kohakene. Näiteks lipsud võib siia panna. Et ei pea olema lipsuhoidja. Ja ma näen, et mingi vahva peegel on seal ka. Ja on tekkinud ka väikene peegli võimalus, sinna juurde ka väikene peeglilaud. Kuna tänapäeval on hästi palju avatud interjööre, et inimesed ei peida enam enda asju ära, pigem jätavad kõik avatuks. Vaatame siis nüüd natukene neid uuemaid kangaid, mis on nüüd alles hiljuti saabunud meile. Siin on nüüd samet uue prindiga. Nii nagu puidusüü oleks, nagu vanundatud puu. Ja siis on muidugi hästi palju igasugust toredat geomeetriat ja näete, millised huvitavad värvitoonid. Ikkagi värvi pakutakse, ei ole kõik ainult päris must ja valge. Kõige populaarsemaks osutavad kindlasti ühevärvilised kangad, nagu on näha, mida pakub iga endast lugupidav firma. Ja muidugi kindlasti tunnevad inimesed huvi ka väga palju igasuguste blackout kangaste vastu. Nii-öelda neid täispimendavad kangad, neid on ka siin palju kindlasti erinevaid ja erineva paksusega. Need on kõik kokku kombineeritavad kangad, et ühesõnaga üks siis vaatab veel võib-olla mingi ühevärvilise siia juurde. See on ka üks väga tore Kreeka firma, kus on ka päris palju selliseid väga huvitavaid ja hoopis teistsuguse vaatusega kangaid. Kardina maailmas pakutakse ühest äärmusest teise, täiesti pastellised, ilusad, kenad ja kaunid ja siis on korralikult ühesõnaga värvi pandud. Nüüd võtab silme eest kirjuks. Neid uusi kummuteid ja teisi Elfa tooteid ja ka kardinaid tasub siis minna vaatama Lux Terra salongi. Aga meie sõidame nüüd hoopiski edasi seiklema Tartusse. Nüüd me oleme tulnud külla uudistama Dorpat hotelli Herbspaasse, mis avas oma uksed alles selle aasta 1. märtsil. Seega tegemist on täitsa uue spaaga. Ajastu on meile andnud targad masinad, uuenenud ametid ning kiirema elurütmi. Inimese funktsionaalsus on ajas muutunud, kuid füsioloogia jäänud endiseks. Me tunneme pingutuse järgselt vajadust lõõgastuda ja peale puhkust jõuvarud jälle taastuvad. Puhkamine on inimese baasvajadus ja see seletab kaasaja spaade olulisust. Kliendi heaks ja Dorpat hotelli külaliste rõõmuks avas sel kevadel uksed Herbspa. Herbspa kannab oma nimes taimedest tulenevat tervendavat ja hedonistlikku väärtust. Inimesed pöörduvad aina rohkem tagasi enda juurte ja traditsioonide poole. Looduses on olemas kõik, et terve olla ja terveks jääda. Herbspaas ühinevad iidsed traditsioonid ja kaasaegne tarkus, modernne sisustus ja professionaalne teenindus. Rituaalid aitavad lõõgastuda ja tasakaalu leida.
samaaegselt viidates loomuliku maailma olemasolule. Pakutakse massaaže, keha- ja näohoolitsusi ja käte- ja jalgade hoolitsusi. Olemas on ka fitnessruum ja valmimas on veel saunad koos lõõgastuskeskuse ja spa-osaga. Siin spaas saab kõiki protseduure võtta toalhooldusena, ehk siis kas või ka maniküüri võib tulla koos oma kaaslasega või emaga või sõbrannaga või kellega iganes. Nagu näha, siis hoolitsustubadel on ka väga armsad taimenimed. See Chilli nime kandev tuba muide on mõeldud meeste hoolitsuste jaoks. See mõnus helevalge spa on nüüd üle vaadatud ja nüüd me läheme maiustama. Kas sina tead, milline tort võitis 2019. aastal Eesti parima kondiitritoote auhinna? Meie oleme nüüd tulnud tehasesse järele vaatama, kuidas see tort valmib. Laulupeotort on tegelikult väga lihtne tort. Ma ei ütle seda, et Eesti rahvas lihtne on. Ma ei taha üldse seda toonitada. Me oleme väga mitmekeelne rahvas. Aga ma leidsin, et see tort peaks kõnetama kõiki inimesi, kes vähetigi magusat armastab. Hästi tore mõte tekkis mul ka 2 aastat tagasi, kui ma mõtlesin, et mis peaks meid eestlasi kõige rohkem kõnetama. Ja selleks sai meie Eesti esiemade laulupeole saavad olema ka seelikud, riibud ja muidugi, mis veel kõige ilusam saab olla, kui meie kõige kaunim, tõesti kõige kaunim koorilaul. Gustav võitis sellel aastal ühe väga suure erilise auhinna. Mida see auhind Gustavile tähendab? Põhimõtteliselt on meie jaoks nagu olümpiavõit, et see on ikkagi esimene koht. Me oleme Eesti parim oma tootega, tordiks siis laulupidu. Gustavi jaoks on olulised inimesed, kes siin töötavad eelkõige, kes neid torte ja kooke ja neid maiustusi kokku panevad. Ja loomulikult siis see, millest need kokku pannakse, ehk siis see tooraine valik, see naturaalsus, need munad, see või, need piimatooted, mis eestlastele väga meeldivad, kõik see ongi meie jaoks oluline. Meie torte saab ikka igalt poolt Eestist juba kätte. Kindlasti suuremad jaemüügiketid kõigis suuremates linnades, maakondades on meie tooteid võimalik osta. Lisaks meie enda kohvikutes, siis, mida siis leiab nii Tartust kui Tallinnast. Ja milline siht siis Gustavil nüüd silme ees on? No vot, Gustavil on selline mõnes mõttes siiras tore siht, et kui ma ütlen rahvale ketšup, öeldakse ilmselt mulle Felix, kui ma ütlen rahvale komm, öeldakse ilmselt Kalev ja kui ma ütlen rahvale koopitort, noh, sooviks, et nad ütleksid Gustav automaatselt. Ja lähme nüüd nende magusate lõhnade juurest sama meeldivate lõhnadega edasi. Emadepäev muudkui läheneb ja nüüd jälle üks hea idee, mida võiks oma emale emadepäevaks kinkida. Kui kaua sina oled ise teinud seepe? Tenderli käsitööseepe olen tootnud juba peaaegu 10 aastat. Ja mis nad eriliseks teeb? Tenderli seebid on väga erilised selle poolest, et nad on väga värvikirevad, atraktiivsed ja võiks isegi öelda apetiitsed, kuna ma toodan ka selliseid seebimuffineid ja tordi lõigu moodi välja nägevaid seepe.
no see on tõesti väga huvitav mõte teha tordi moodi seepi. Kust kohast selline mõte tuli? Lihtsalt võib-olla seda, et kuskilt nägin võib-olla varem mingisuguseid taolisi seepe ja siis mõtlesin, kuidas neid tehakse ja hakkasin uurima. Praegu Tenderli põhiliselt tegelebki käsitlusseepide tootmisega, need on siis glütseriiniseebid ja külmprotsessi seebid ja teine variant on siis nagu paberitöö, et me tegeleme albumitega, kaartidega, pulmakaartidega põhiliselt. Teeme pulmakaarti komplekte, õnnitluskaarte nii meestele kui naistele, lastele ja siis uudisena on tulnud e-poodi meil ka ristimiskaardid ja kaastundekaardid. Üsna varsti on käes emadepäev. Kas emadepäevaks ka midagi Tenderlilt saab? Ja me mõtlesime välja täiesti uue seeria lillepildiga seepe ja lillepildiga seepidest te leiate pojenge, meelespäid, lumeroose, maikellukesi, mis iganes kellegi kalli ema või vanaema lemmiklill on. Minu suurim soov on teha klient õnnelikuks läbi pisikeste asjade. Nii näevadki Tenderli tooted välja nagu väikesed hingega tehtud kingitused, armsad ja personaalsed. Kui magusalt see lõhnab. Küll tahaks hakata seda sööma, aga see on siiski seep ja mitte kook, isegi kui te seda ei usu. Nüüd me oleme tulnud Tartu linnast välja ühte armsasse talusse, kus peetakse lambaid ja me saame teada kohe, mida lammastelt peale villa veel saab. Kust tuli selline mõte hakata pidama lüpsilambaid? Sellel hetkel, kui meil see idee tuli, siis Eestis veel ühtegi piimalambatalu ei olnud. Nii kaugele jõudsime, et kõik projekteerimised, plaanimised, lammaste väljavalimine. Lambapiima juustud kindlasti on rammusamad ja ka toiteväärtus on üldse suurem, sest ka valgusisaldus on suurem. Võrreldes lehmapiimaga on lambapiimas rasva praegu poole rohkem, ka valku on rohkem, süsivesikad on pisut rohkem. Kui palju lambaid teil on ja kui tihti neid lüpsma peab? Lambaid on meil lüpsil 50 ringis, üldse lambaid kokku on meil 108 ja siis ülejäänud on uted. Tallasid on meil kuskil 35 ringis praegu. Lambaid lüpsame meie 2 korda päevas. Lambapiimast teeme meie siis erinevaid kõvasid ja poolkõvasid juustusid ja ka mõningaid värskeid tooteid. See on lambapiimast tehtud ricotta, see on siis õigemini lambajuustu vadakust. Ricotta on vadakujuust. Ricottat me teeme siis 3 sorti, on tavaline maitsestamata ricotta, ricotta apelsiiniga. Seda me oleme pannud siia kanooli sitsiliaanide sisse ja siis on meil ürtidega ricotta. Värsketest juustudest on meil siis praejuust, lambajuust, poolkõvad juustud, mis ajaga lähevad kõvemaks. Neid on meil ka 3 sorti. Praegu müügil on siis trühvliga, mis on siin, musta pipraga ja siis ilma lisandita. Siis on meil siin tootearendusjärgus veel esimesed just valminud, viinamarja kestades valminud lambajuustud. Ürtidega ka kuubistatud lambajuust, salatello. Ja lehmapiimast me teeme pasta filata tüüpi värskeid juustusid. Teeme burratat. Burrata sisse on siis pandud täidiseks stracciatellat, mis on siis sellised mozzarella ribad koore sees. Stracciatellat me müüme eraldi ka, siis on loomulikult mozzarella. Tartus saab meie juustu osta Kaubamaja toidumaailmast ja Lõunakeskuse taluturust. Tallinnas on meil müügikohti rohkem, on samamoodi Kaubamaja, siis on Stockmanni Kaubamaja Biomarketist ja Rimi talutoidablettidel. Mina proovin nüüd küll väga hea meelega seda kodumaist lambajuustu. Tõesti väga hea maitsega. Mina ostan kõik oma ilutooted Kehapoest. Sära Expressionsist uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions.
mina ostan kõik oma ilutooted Kehapoest. Nüüd me leidsime Tartu turukeldrist ühe väga mõnusa koha, kus saab proovida väga laia valikut erinevaid Eestis toodetud jooke. Vist kusagil 4-5 aastat tagasi hakati järsku Eestis väga palju õlut pruulima. Kas sina oled kodumaise õlle ekspert? No eksperdiks ma ennast ei pea, sest et mina olen selle valdkonnaga viimased paar aastat tihedalt seotud olnud. Küll aga ma näen enam-vähem, mis Eesti õlleturul toimub. Olen saanud aimu, kuhu suunas me liigume ja kuidas tavaõlle tarbija siis reageerib üha positiivsemalt sellele, mis Eesti väiketootjad toodavad. Kas Eesti väiketootjate õlu on siis ka hea? Kindlasti. Eestis on õllevalik on väga suur, et stiile on väga mahedatest laagritest kuni hästi hapude või mõrudate ipade. Ja kas Eestis toodetakse ka mõnusaid mittealkohoolseid jooke? Jaa, meil on mittealkohoolsetest jookidest on näiteks kasemahlasi, on kombutša, teeseenejooke, erinevad käsitöö limonaade, et samamoodi see valdkond on väga kiiresti kasvav, et võin öelda, et siin viimase aasta jooksul on julgelt 10 erinevat tootjat küll, kes on leidnud tee siia meie juurde ja pakkunud meile siis mittealkohoolseid jooke. Ja mida teil siis peale jookide veel saab? Lisaks siis, kuna meil on selline õllekelder, kus on võimalik istuda ja jooke nautida ka koha peal, siis pakume ka sinna kõrvale sobivaid suupisteid ja ka tegelikult sellist tugevamat kehakinnitust. Üritame ka sellist kultuuri kõrvale pakkuda, et nii spordi kui muusikat, viktoriine, et kõik see, et praktiliselt iga õhtu ikkagi midagi meil toimub. Ja kas te siin ise koha peal ka mingit jooki teete? Me teeme nii-öelda testpruule, valmistame väikseid partiisi, ehk siis katsetame, testime. Need meie enda õlled on ikkagi vaieldamatult lemmikud. Üks suur osa on loomulikult ka seda, et me ise alati seda soovitame, sest neid õllesid kuskil mujal ei saa. Aga nad on ka valmistatud sellised, et mitte klienti ära hirmutada, vaid just kutsudagi rohkem nii-öelda tavaõlle tarbijad siis julgemalt proovima käsitööõlle maailma. Nii et kui sa ei ole kindel, milline see sinu lemmik Eesti käsitööõlu on, siis on võimalik osta ka selline suur mekkimistaldrik ja saada teada, milline on su lemmikõlu. Nüüd läheme teeme tutvust värske Eesti disainiga. Made in Apparati tehas on siis Tartu loomelinnaku esinduspood ja galerii, kuhu on koondatud kokku majas tegutsevate disainerite ja kunstnike looming. Kogu pood ja galerii toimib meil siis tiimitööna, et nii Apparati tehas kui ka majas tegutsevad kunstnikud ja disainerid panustavad ise sellesse projekti ja samuti on meil ka üks tiimiliige Maja-Kass Gutenberg. Iga päev on poes kohal ka mõni disaineritest, kunstnikest, kellega on võimalik ka näost näkku kohtuda. Ja kõik kunstnikud ja disainerid on valmis võtma vastu ka eritellimusi, et võib julgelt tulla lihtsalt poodi koha peale, tutvuda meie valikuga ja kui midagi koha pealt kohe ei leia, siis võib julgelt pöörduda oma sooviga meie poole. Näiteks on siin nahadisainereid Gerda Ritter, Anni Jansmann, Maarja Sööt, samuti illustraatoreid Olevu Saart ja Tiia Ikigai. Siin on esindatud siis rõivabränd Cool, mis on vaba ärivaste bränd. Kõik materjalid on orgaanilisest puuvillast ja väga mõnusad soojad ja oversize lõigetega tooted. Nahadisaineritest on meil esindatud siis 3 disainerit. Siin on näha Anni Jansmanni loomingut. Järgmine nahakunstnik Gerda Ritter, kes teeb siis omanäolisi nahast kotte ja aksessuaare. Siin on siis tema loomingut näha. Et nahadisaineritest on meil esindatud Maarja Sööt. Maarja teeb ka sellises boheemlaslikus stiilis põnevaid nahast aksessuaare. On meil maalikunstnik Tiia Piiling, kes maalib nii lõuenditele kui ka tekstiili peale. Graafilise disainiga tegeleb meie majas Eskla disain, kellelt võib soetada selliseid põnevaid postreid, nagu siin raami sees või näiteks seina peale mõned näidised. On meil selline illustraator, kunstnik nagu Olevu Saart. Tema teeb lisaks maalidele, illustratsioonidele ka ehteid. Nii meie poes on veel Nedofelt,
kes valmistab ise Wildist nii sisustustooteid kui ka ehteid. Seal on näiteks Nedofeldi kõrvarõngaid. Ja hiljuti lisandus meie majja Mari Upcycle Studio, kes taas kasutab siis vanu kangeid ja lisab sellele nahatööstuse jääke ja valmistab nendest kotte. Aparaaditehase esinduspood on avatud teisipäevast laupäevani, nii et tulge aga uudistama. Kevad on väga hea aeg selleks, et proovida midagi sellist, mida esmapilgul võib-olla proovida julgeks. Kui mina tulen siia nüüd nõu küsima, et päris jalgrattaga enam sõita ei tahaks, aga samas mootorrattalube mul ei ole, siis mis te oskate mulle soovitada? Mopeedidest elektrimopeede, mis on siis vaiksed, rahulikud, head sõita, säästlikud, hoiavad raha kokku ja väga innovatiivsed. Mopeedid kõik on kuni 45 km tunnis, juhtida võib siis neid alates 14. eluaastast. Ja siin on üks kolmerattaline, kas kolmerattalisega on lihtsam püsti püsida? Sellega on lihtsam püsti püsida kehvemate teede peal. Kanondest on kõik elektrisõidukid, et siin on lihtsalt erineva kujuga. See on nüüd üks väiksemaid elektrimopeede. Kui nüüd üleüldse siin hinnapoliitikast rääkides, siis niisugused väiksemad hakkavad pihta kuskil 1690 ja sealt üles poole siis. Et tegelikult niisuguse täitsa tavalise premium klassi rolleri hinnaga, et ei ole see elektrisõiduk liiga palju kallim midagi. Need on lastekrossikat, need on siis vaba aja veetmise sõidukid ja nendega siis oma tagaaias või siis kinnisel krossirajal ja alates seal 5.–6. eluaastast alates. See on CF-Moto NK650, 45 kilovatise võimsusega päris mootorratas siis juba. Autoveed on tegelikult meie põhi igapäevatöö või müük. Kui edasi minna, siis suuremate ATV-de juurde, siis on meie kõige uuem, mida me pakume, on 1000 kuubikut. See on nüüd kõige võimsam, mis üldse turul praegust hetkel meie poolt pakkuda on ja tegemist on ATV-ga, siis millel on standard või olemaselt nagu kõik vajalik olemas. Suunatuled, kärukonksud, tõmbevintsid, et sellega maastikul ja koduaias hakkama saada. Tegemist on mitte ainult lõbusõiduvahendiga, vaid kindlasti väga tõsise töövahendiga. Tegemist on mopeedautoga, jällegi tegemist elektrilise sõidukiga. Sellega siis saab 2 inimest sõita täpselt nii nagu mopeediga. Muidu tavalise mopeediga sõidad, siis võib vihme näiteks su sõidu ära rikkuda. Siin püsib 4 ratta peal püsti, ees on kojamees, aknad on avatavad. Võt sellise laheda sõiduliste võtaks küll Tallinnasse koju kaasa endaga. Mõnusalt turvaline, vihma ei saja peale. Aga lähme sõidame nüüd edasi, vaatame, mida me Tartust veel leiame. Nüüd tulime Lõuna-Eestisse uurima siinsete tervisespordi võimaluste kohta. Ma vaatan, et see teie Väimla tervisespordikeskus on nii populaarne, et reklaamide vist küll ei vaja. No praegusel ajal küll jah, et kuna me oleme siin Kagu-Eestis üks arvestatav vaba- ja puhketeenust osutav institutsioon, siis siin on neid külastajaid üpris palju, nii et hommikupool on lasteajad ja koolid ja õhtupoolikul on siis asutused, nii et lõuna ajal on paar tundi sellist vaba iga päev, kus siis nagu linnaelanikud saavad käia. Aga kui keegi ei soovi tulla siis sellisesse üldkasutatavasse basseini, kas saab eraldi ka sauna minna? Ja meil on siin 2 privaatsauna, peale selle saab käia nagunii selles üldkasutatavas saunas ilma ujumisteenust võtmata ja on ka 2 aurusauna, tähendab kummalgi, nii naistel kui meestel on siis võimalus käia oma poole peal aurusaunas. Ja mis trenni siin peale ujumise veel teha saab? Meil on siin võimalus tegeleda tantsimisega, tantsutreener praegu on majas, annab aeroobikasaalis, me kutsume seda aeroobikasaalis, siis selline suur saal, mis on kohandatud nii hüppamiseks kui võimlemiseks. Peale selle saab tegeleda veel ka squashiga, peale selle saab tegeleda veel jumpinguga, jumpingu treener käib siia sisse, et meil nagu enda poolt ei ole jumpingu treener tasustatud. Ja siis on võimalus veel tegeleda jõusaalis
nii fitnessiga kui jõutreeninguga ja on olemas veel kardiorespiratoorset masinat, millega saab siis teha vastupidavustreeninguid. Meil on siin võimalus siis ka võtta kunstpäikest ehk käia solaariumiruumis ja selline võrratult hea asi nagu tervisekapsel on, et tervisekapselis saab siis kasutada nii infrapunasauna ja infrapuna võimalust, siis on seal nagu privaatsaun on ümber keha, et kuskil 45-55 kraadi on seal siis aurutemperatuur, et saab seda siis ja vibratsioon, mida saab ise reguleerida seal koha peal. Et 3 asja nüüd siis mõjutavad, et sellega tekib päris hea lõõgastustunne. Seansi kestus on 30 minutit. Väga armas, et sa otsustasid oma laupäeva hommiku meiega veeta ja ega siis muud kui, et kohtume jälle järgmisel nädalavahetusel. Sedapuhku jälle Tallinnas.